Tere! Taaskord on turvaliselt infoühiskonnas loeng ja sel korral räägime digijälgedest ja sotsiaalsest manipulatsioonist. Ja teemat aitab avada seekord psühholoog Kätlin Konstaabel. Tere, Kätlin! Tere! Ilmselgelt on kogu sotsiaalne manipulatsioon ju rohkem psühholoogia valdkond, mitte IT-poiste pärusmaa. Aga mis see psühholoogia on? Alustame lihtsalt, sest mul on siin noored, kes võib-olla pole kunagi ühtegi psühholoogi näinud. See kõlab küll hirmsalt või toredalt, ma ei tea, eriti kui elusalt mitte, jah. Ja, aga... Kui proovida seda kokku võtta, siis psühholoogia on kõik see, mis uurib seda, kuidas inimesed mõtlevad, tunnevad, käituvad, miks nad seda teevad, mis teeb meie närvisüsteem, mis teeb selles osas kõik meid ümbritsev maailm, kuidas me interpreteerime meid ümbritsevat maailma. Ja kui praegu me räägime ka selle sotsiaalse manipulatsiooni teema juures, ka tegelikult praktilisest psühholoogiast, siis eks üks suuri psühholoogia valdkondi on ju ka see, et kuidas siis inimesi kas aidata ära tunda probleemseid käitumisi, olgu siis käitumisi, mis on seotud mingi meeleoluhäirega või probleemseid käitumisi, mis on seotud näiteks netis toimetamisega ja mida nad saaksid teistmoodi teha. Ehk siis ka iseenda juhtimine on selge psühholoogia üks rakendusi. Ehk siis kõik, mis on selline käitumine, motivatsioon, ajendid, see läheb siis psühholoogide tööpõllule. Ikka. Aga küsiks veel seda, et olgu, et me oleme kõik filmidest näinud, et psühholoog istub ilusas kabinetis, potilill on kuskil nurgas, tuleb inimene, viskab pikali diivani peale. Ma tean, ma olen äärmiselt stereotüüpne hetkel. Oled. Aga põhimõtteliselt tegelikult ei ole ju ainult psühholoog see, et kontakt inimesega, vaid see psühholoogia on vaja igas valdkonnas, et äkki oskad tuua ka väljastpoolt, et kus psühholoogiat on veel nagu reaalselt tööle pandud? No see kontakt inimesega paratamatult on, et see potilille osa ja diivan on niisugune natuke varieeruv, et tõepoolest, üks asi on see nõustamise teraapia pool, et mina näiteks olen väljaõppelt lisaks ka veel pereterapeut, baariterapeut, mis tähendab, et lisaks on veel tulnud õppida päris palju aastaid. Aga näiteks sportlastega töötavad osad psühholoogid, on ka spordipsühholoogi kutse eraldi olemas Eestis, et kuidas neid saada paremini tulemusi tegema ja et nad vaimselt ka ikkagi terveks jääksid. Koolides ma väga loodan, et kes meid vaatavad, neil koolil on vedanud ja on õnnestunud saada koolipsühholoog. Sest nagu mul üks hea tuttav koolipsühholoog ütles, et koolis saab psühholoog näha kõik, et ta saab teha juhtimisega tööd, kas või nõu anda direktoril, ta saab teha kliinilist tööd, kui ta märkab mõnda päris murelikku last või suurt, kõike saab teha. Siis näiteks psühholoogid saavad toimetada ka vanglas. Vangidega töötada, retsidiivsust vähendada. Tegelikult on see oluline teema ja samuti täitsa eraldi on olemas ka kohtupsühholoogia eksperdid, kes hindavad siis mõngi teo toime panenud inimese nagu seisundit, et alates süüdivusest, kuigi seal on ka psühhiaatriline ekspertiis teema. Aga see on natuke teistsugune. Ehk neid valdkondi tegelikult jagub ja organisatsioonides tegelikult ju ka, et praegu on ka firmasid juba Eestis, kus on see nii-öelda in-house psühholoog, et ei pea minema kusagile välja arsti juurde, vaid ongi nagu oma firmas, organisatsioonis keegi, kes valdab selle organisatsiooni temaatikat ja oskab näiteks grupisuhteid või inimeste individuaalseid iseärasusi arvestades nagu kõike paremini tööle panna. Näiteks erafirmad, IT-firmades seda on, aga ma tean ka näiteks klassikaline politsei, sõjavägi. Need on väga karmid valdkonnad, kus ei saa ilma. Mõned näited lihtsalt. Ehk siis ongi, et väga erinevad inimgrupid, väga erinevad teemad. Ehk taaskord üks amet, mis pole üldse igav, et kui keegi siin mõtleb praegu ülikooli valikutele. Väike vihje, aga olgu, lähme nüüd siis teema juurde ja tegelikult mina ei kutsunud üldse niivõrd, ütleme, rääkima sellest, et kui inimesel on psühholoogiline probleem, vaid veidi laiemalt just sellest, et internetis me oleme hästi palju ja paratamatult, kus on inimesi palju, seal on ka kurjategijaid, pahalasi, kõiki neid, kes üritavad neid inimesi ära kasutada. Paratamatult. Ja isegi ju täiesti terve inimene ja kui me loeme meediast, võib sattuda igasuguste manipulatsioonilõksude
manipulatsioonilõksu. Ehk siis minu esimene küsimus ongi see, et kuidas sulle psühholoogina tundub, et kas päriselus on lihtsam inimesi manipuleerida või on internetis? Ma arvan, tegelikult olen päris kindel, et internetis on lihtsam. Sellepärast, et päriselus see eeldab, oletame, et siis selle nii-öelda manipuleerimise või mis iganes pettuse taga on reaalne teine inimene. Ta peab tulema sulle füüsiliselt lähedale, mis juba eeldab palju rohkem julgust kui see, et kui ma olen kusagil, mis riigi ma nüüd ütlen, kusagil kaugel maal ja mul on seal üldse terve küla täis neid minu kambajõmme ja siis me kõik nikerdame seal koos midagi, et paista sulle väga, ma ei tea, näiteks sinu lemmik kunstimuuseumi või sinu lemmik poe moodi ja et sa saaksid kohe klikkida väga vales kohas. Näiteks kasvõi see, et päris elus on see füüsiliselt keerulisem, eeldab julgust, aga nii-öelda ohvri positsioonilt vaadates päris elus me saame teiselt poolelt ka tohutult palju rohkem infot, kogu see kehakeele pool, et kuidas ta meil seal on ja muidugi on see võimalik, et igasugused müügitrikid, pettusetrikid, manipulatsioonitrikid on igapäevaelu osa, see võib kõlada julmalt, aga niimoodi ta on. Aga netis on see palju lihtsam. Aga mis teeb, et ütleme, eelmine tund ma tegin sellise kiire ülevaate seal Tiini raamatus, kuna see on ju kirjutatud siis umbes, kui ma sündisin, esimene versioon. Aga samas kõiki neid tehnikaid kasutatakse ka internetis, nagu ma püüdsin siin noortele tuua näiteid. Et näiteks usaldusväärsus, hästi palju räägiti autoriteetsusest ja sellest, et meile meeldivad meie sarnased inimesed. Siis kuidas usaldusväärsuse loomine internetis käib, et oled sa äkki mõne juhtumiga või jälginud midagi toimuvat? No see on juba selline karmim teema, aga kuidas ka näiteks lapsi või noori ära kasutatakse või läheneda püütakse, et jätta mulje, et mul on sinuga väga palju sarnaseid nii-öelda tunnuseid, on üks kohe nii-öelda võimalik lähenemisnurk, eks ju, et me oleme ühesugused. Ja siis panna näiteks sinna juurde mingi selline element, et mina olen tiba usaldusväärsem, tibake või palju, ehk siis autoriteetsus tuleb juba sinna juurde. Ja jällegi, et päriselus võib-olla mõni nutikas noor või vana inimene vaataks, et oot, kas sa päriselt kõik oled minu moodi või ja sest jällegi vahel reedab kas või sarnaseid huvisid, vanust, mida iganes, riietumisstiil, mingi kõnepruuk, okei, seda saab väga hästi luisata või lihtsamini luisata tegelikult netis, kus me saame palju paremini oma eneseväljendust kontrollida. Sest see käib ikkagi palju tekstipõhiselt ja sellise visuaalipõhiselt nagu linkid, kujundid, mis iganes, et mitte niisugune otsesuhtlus, et see on natuke juba järgmine tase. Nii, aga nüüd ongi, et kui me neid sarnaseid tunnuseid, et see oli ka ju seal Tiinile, et peegeldus ja kõik muu, siis ütleme, et siit me jõuame digijälgede juurde. Et kui palju aitab tegelikult meie digijälg, meie sarnasus, sest kui minust puudub igasugune infokild internetis, siis tegelikult sul oleks ju väga raske öelda, milline ma olen, on ju. Tavaelus sa näeks, saaks välimuse järgi juba midagi eeldada, et ma ei tea, kannan stiilseid riideid, ei kanna stiilseid riideid, olen mingi korporatsiooni märgiga, ei ole. Aga internetis me ju puistame neid kilde ise või kui palju me neid puistame sinu meelest? No ma arvan, et me kõik puistame ja siin on nüüd küsimus, et kas me saame midagi reaalselt teha, et me puistaks oluliselt vähem, ilma et see meie igapäevaelu oluliselt häiriks. Sest see on niisugune väga tõsine mõtlemiskoht, et kas ma iga päev pean vaatama, et kus ma täna käisin, kuhu see ei ole ainult see, et kas ma panen endast pilti üles või mitte. Tegelikult digijälg on ju ka see, mis jääb meist maha pankadesse, mis jääb poodidesse, kuhu iganes. Et midagi me saame kontrollida, aga midagi me ei saa kontrollida või siis läheb meil elu väga keeruliseks. Nüüd jah, et mida meist üldse leida on, et ma arvan, et leida on väga palju ja tegelikult siin on niisugune rets üleskutse tegelikult kõigile, kes ju vaatavad, et või küsimus, et kui tihti te ennast näiteks guugeldate. Et see ei pruugi olla üldse meeldiv, et mis teist siis leida on ja pange sinna kõiki versioone ka oma meiliaadressidest, telefoninumbritest, kasutajanimedest, sest kui keegi tahab päriselt teile personaalselt mingil põhjusel kurja teha,
siis ta ei piirdu lihtsalt sellega, et paneb ees- ja perenime ja siis vaatab, mis 1 sekundi jooksul tuleb ja rohkem väga ei viitsi. Et saan tuua näite, et niisuguseks nässu läinud romantilised suhted, kui ikka keegi on väga kibestunud, siis ta võib olla väga põhjalik ja tulemus võib olla päris jube. Kusjuures ma ise, see oli küll, ütleme 10 aastat tagasi, pidin suvetööks ühte noori otsima, ja üks saatis CV, nägi välja nagu viimase peal, tõsiselt nunnu. Võtad kohe tööle, aga siis minu guugeldamise harjumus, guugeldasin ta nime, seal oli vist koolis korvpalli mängid ja ei midagi. Aga tal oli meiliaadress, ma ei mäleta, mingi ka see hotee oli tol ajal ja ma ei tea, mingi mesimumm või maasikalill või midagi imelikku. Mõtlesin, guugeldan selle ka läbi. Ja siis tuli mingid foorumid välja, kus selle aadressiga seotud konto, issand jumal, igatahes tööle ta ei saanud sinna kohta vähemalt mitte, kus mina olin värvamas. See nagu inimene ei taju ära, et see on ka koht, kus saab kätte tema kohta info. Absoluutselt. Ja teine teema muidugi on, et väga palju infot on ju kättesaadav, kui me raatsime maksta paar eurot. Mis kõiksugused registrid, kohtulahendite eest ei pea vist üldse midagi maksma. Jah, et tegelikult sealt saab igasuguseid ründe või teise inimesega nikerdamise, manipuleerimise võimalusi tohutult välja tuua. Et juba üksipäini, kui me saame kellegi aadressi näiteks teada, siis me saame kas või tarvitusel sinna kõndima minna, juba sealt saab lisainfot, nii et vähe pole. Et ei pea kellegi prügikastidest sorteerima hakka, mis on see klassikaline info kogumise viis, eks ole. Klassikaline on halvasti öeldud, aga siuke, kuidas ma seda teen, aga mis leida võib. Nii et ma võib-olla soovitaks mõelda niimoodi, et mingis mõttes on see paratamatu, et meist jääb maha tohutult palju jälgi. Me peaksime olema piisavalt julged, et aeg-ajalt ennast guugeldada. Mitte tingimata paranoiliselt, et kes see nüüd minule kallale tuleb. Aga päriselt mõelda, et kas see info minust peab seal olema, mis sealt leida võib või kas on võimalik ka mingit tükki maha võtta. Et olla nagu hästi teadlik sellest teemast. Sodi koristamine vahel on see. Ja võib-olla pigem mõelda selle poole peale, et kui nagu mingid olukorrad tekivad, kuidas ma siis reageerin. Et kas või seesama, et keegi hakkab mingit mesijuttu ajama või saadab mulle mingeid linke, mida ma pole ei tellinud või faile. Miks ma pean nendele siis klõpsima minema, et järsku annab seda pidurit peale panna. Aga kusjuures üks koht, kus me ei mõtle digijälgede üle minu meelest, on näiteks laikimine. Ma võib-olla mõtisklen teadlikult, kas ma selle foto panen või seda fotot ei pane või kas ma teen postituse või ei tee. Aga näiteks ma täna minu meelest laikisin ühte sinu postitus ka juba ja see laikimine käib täiesti automaatselt. Ahah, ja see teemaarendus mulle meeldib, ma olen nõus, like. Järgmine ka. Et mis sa arvad, kui palju meie likeid võiks üldse nagu reeta meie kohta, et mida me ütleme, ma ei teagi, mitu laiki ma päevas panen, paarkümmend äkki. Jah, see on tegelikult ka selline huvitav koduülesanne, et igaüks saaks mõelda, mis keskkonda kasutab, et mis te täna Instas tegite, kas te üldse mäletate, mida te, ma ei tea, laikisite, kommentaari panite kusagile, et kas me ise mäletame üldse. Ma kahtlustan, et kes on natukene usina, mis iganes sotsmeedia kasutaja jääb mõtlema ja võib jääda mõtlema. Et see on siuke keeruline küsimus, et ühelt poolt me paneme neid laike ju sedasi poolautomaatselt, lihtsalt suvaline, et keegi paneb nunnu kassi pildi või kellelgi on nagu mingi värske, ma ei tea, mis asi, värske tita või värske uus, mis asi, arvuti või mida iganes ta paneb, tegime ilusa toidu, siis see käib nagu poolautomaatselt, aga ometi Facebook või mõni muu keskkond tegelikult teab meist ju kuidagi salapäraselt palju. Kõige hirmutavam näide on ju see, et nad väidetavalt teavad meist juba seda, et kes hakkab plaanima tite ootamist, mitte et ta ootab, aga kellel on juba mõte. Ja kellel on mõte, et juba umbes nagu see mingi profiil tuleb välja. Kuigi meile võib tunduda, et me paneme nii palju mingeid laike ja südamekesi ja mida iganes lihtsalt puhtast viisakusest. Kas ei olnud, see oli see suur skandaal, kui oli see Facebooki reklaami on ju, aga enne seda ma nüüd võin numbritega metsa panna, aga kui sa oled pannud kas 30 laiki, siis tunneb Facebook sind paremini kui su, ma ei tea, õpetaja või kaugem tuttav. Kui sa 50 või 70 pand, tunneb paremini kui sõber ja oligi vist umbes 100 või 150, et paremini kui su lihane ema. Mis on ju hirm.
noh, ma ei tea, keda tunneb ema paremini, keda sõber, et eks see sõltub juba peresuhetest, aga tõepoolest, et me jätame jälgi maha. Noh, jällegi, et ma küll kujutan ette, et kui keegi hakkab tuttava mingit sotsiaalmeedia, ma ei tea, laike niimoodi välja otsima, et mida on see teinud, siis no see tundub ikkagi suht ekstreemne, et ma kardan, et me päris niimoodi ei saa mõelda, et nii. Seda kassipilti ma ei laigi, see räägib minust liiga palju. Et noh, jällegi, et see ei peaks meie elu nagu igapäevaselt kuidagi tohutult häirima. Muidu see läheb natuke patoloogiliseks. Ja siin ma muidugi tulen oma küberturvalisuse teemaga sisse, et näiteks see on ju vana nipp, et kui ma tean, et keegi on, ma ei tea, ütleme, minul on olnud 2 Cavalier Spanielit nüüd järjest. Ilmselgelt mul on selle tõu vastu nõrkus, on ju. See tähendab seda, et kui mind tahaks panna nagu ettevaatust tunnustama ja mingile lingile klikkima, siis ilmselgelt nende, ütleme, Cavalieridega pilt ja artikkel võib minu ajus välja lülitada minu tavalise paranoia, kuna see teema kõnetab mind ilmselgelt rohkem kui mingid võib-olla terrierid on ju, mida mul kunagi olnud ei ole. See on keeruline küsimus. Sul peaks näiteks olema hea sõber, kellel on just nimelt, no ma ei tea, mis teile Fox Terrier või hoopis mingi dogi ja ta postitab ohjeldamatult dogi pilte. Ja kui see on tõesti hea sõber, siis sa like'id. Ja siis läheb Facebook natuke segadusse, sest halloo, kus on sinu Cavalieride huvi. Okay. Nii et see tegelikult sõltub ka sellest ikkagi, kes on see postitaja. Sest kui keegi on meie meelest tore, siis see on jällegi see viisakuse asi, et nagu kuidas sa jätad siis selle ilusa dogi pildi nüüd laikimata. Ja see on ka, et võib-olla dogi ei meeldi, aga omanik meeldib. Just, väga hea kokkuvõte. Aga okei, ehk siis tegelikult need like'id asjad, aga muidugi ütleme üksikindiviidile, et ma arvan, et kui ma võtan su, ma ei tea, Facebooki ajajoon ette ja püüan aru saada, mida sa oled like'inud, siis minule ei anna see nii palju infot, sest tegelikult ju Facebook saab neid, ütleme, tulevasi rasedusi ette ennustada tänu sellele, et neil on miljardite inimeste andmed ja nad saavad põhimõtteliselt vaadata, kui inimene on, ma ei tea, like'inud korraga kassipoega, pesupulbrit ja ma ei tea, tänavalampi, ma toon praegu täiesti lambika ette, siis need inimesed üldiselt hakkavad 9 kuu pärast postitama üsna sagedasti beebipilte, on ju. Sest see loogika käib neil pigem vist niimoodi. Aga ärme sinna lähme, sest me räägime veel tuleviku teemadest, tulevad meil automatiseerimine ja natuke tehisintellekti teema sisse. Aga pigem ma tahakski nüüd küsida, et näiteks jätame nüüd interneti välja ja räägime, et mis on need infokillud inimese kohta, mis inimesele, kui keegi võõrast teab, siis ta muutub automaatselt nagu usaldavamaks või mul on hästi kehv nägudemälu näiteks, see on mul läbi elu väga palju piina põhjustanud, aga kui keegi tuleb juttu ajama ja ma saan aru näiteks, et ta on ka nõokas, et me oleme koos nõos olnud. Ma ei pruugi teada, kas ta on seal käinud või mitte, kuna ma ei tunne kahjuks ära, aga ütleme jutu sees, et mäletad keerutajat või mäletad seda nõo aastapäeva. Mul tegib kohe positiivne tunne, sest nõokad on ju kõik toredad, on ju. Ma ei tea, mis kooli sina lõpetasid. Väga hea näide. Aga see töötab jällegi, eks ole, siis, kui sul on selle kooliga seotud nagu positiivne emotsioon. Et ma võib-olla astuksin nagu nõks tagasi, et kui võhivõõras inimene hakkab juttu ajama ja kui ta väga kähku toob sisse teema, et meil on kõik need ühised jooned ja oi, mul on ka sama auto või sama Cavalier või Cavaler või mis iganes, et siis tegelikult võiks kusagil mingi tulukene põlema minna, et mis parasjagu toimub, tibake liiga kiire või et kui meil ei lähe või kui me lähme koheselt jubedalt särama, et tema on ka nagu nii minu moodi ja hingesugulane ja koolisugulane ja mis iganes, siis tegelikult siin on juba nagu mõtlemiskoht, et kui meil on see tunne, et minusugune, siis see on koht panna stopp-märk. Aga jah, et muidu kindlasti, et näiteks kooli teema, ja edasi läheb juba natuke keeruliseks, et mingid hobid ja kahtlemata võib see niimoodi olla. Aga kui keegi teab näiteks sinu aadressi ja teab kohe väga hästi, kas see tunduks sulle meeldiv, et ma elan samal tänaval, võhivõõra puhul, kas see tundub meeldiv või ei tundu. Jällegi see nüüd sõltub inimesest, mõnele tundub, et appi, nüüd on mingi stalkerplatsis ja kiired jalad ja elukoha vahetus aitavad. Ehk et sihuke üldine, mitte väga isiklik taustainfo
on sellise nii-öelda tutvuse loomise või sideme loomise puhul, noh, ma ütleks isegi ohtlikum kui väga privaatne info, sest siis tekib meil juba nagu võib-olla suurema tõenäosus, et appi, miks ta must nii palju teab, see ei meeldi mulle. Ma ei ole talle seda infot jaganud. Nii et selle koha pealt ma ütleks, võiks olla selline tähelepanelik ja tundlik. Ja, aga ma arvan, et tähendab jah, ma tean, enamik inimesi on parema näomäluga kui mina, aga mul tuleb ka sotsiaalmeedias tegelikult hästi palju sõbrakutseid igasugustelt inimestelt ja paratamatult ma esimese jooga lähen ja klikin profiilil ja püüan aru saada, kuidas me huvitav tuttavad võime olla. Et üks asi on see ühised sõbrad, kui on meil, ma ei tea, siin pool vallavolikogu ühised sõbrad, järelikult ta võib ka olla äkki vallaga seotud inimene, et vallavolikogus või kuskil. Kui on tõesti enam-vähem näos hunnik klassikaaslasi, keda ma tean, järelikult võib-olla sealt on ju. Et tegelikult see jah, ma ütlen, ma ise meeldib ma sotsiaalmeedia rohkem, seal ma saan palju paremini ka seda tausta kontrollida kui tänaval, kus ma ju ei tunne kumbagil juhul nägu ära. Aga kui palju sa arvad, see ühiste sõprade teema üldse inimest mõjutab? Sind ennast? Mina olen proovinud kasutada ühte trikki, et kui ma vaatan, et ma seda inimest nagu ei tea ja nagu kuidagi tundub, et pole ka mingit väga suurt sellist ühist, kas erialast taust, üks on isiklik tundmine, teine asi on, et me oleme kolleegid ja võib-olla ma olen teda kunagi ettekannet midagi kuulanud. Siis minul on komme, et kui ma vaatan ühiseid sõpru ja kui ma näen, et esimene tuluk on see, et kui on nagu ainult mingid kuulsused või poliitikud või avaliku elu tegelased, siis ma juba mõtlen, et okei. Aga kui ma näen, et sõprade hulgas on keegi, keda ma nagu isiklikult suht normaalselt tean, siis ma küsin. Et küsin selle nii-öelda ühise normaalse tuttavaga, et kuule, et kellega tegu, oskad sa öelda, tahab sõbraks saada. Ja see tegelikult töötab päris hästi, ehkki vahel, mis seal salata, ma olen ka mõne liiga kiire selle kliki teinud, aga õnneks seal samas vanade inimeste Facebookis saab inimestele määrata ka selliseid tutvusastmeid, et sa kõiki asju päris ei näita avalikkusele, sa ei näita tuttavatele, mõne asja näitad ainult võib-olla iseendale ja siis on mingid eri sõbrakategooriad. Nii et kust läheb võib-olla raskeks mingil hetkel, kui keegi tahab näiteks sulle kangesti mingit pahavara saata, et kes saab sulle seal kirjutada. Ja kui siis keegi, keda sa ei tunne ja võib-olla, kes polegi väga päris inimene või aga on väga paha päris inimene, hakkab sulle korraga faile saatma, et hakkad näiteks sulle vaidlema. Minu meelest vaidlused on väga ohtlik koht, et kui on inimestel on nagu väga emotsioonid laes ja väga elevil ja kui siis ma koroona ajal olen seda mõelnud, et kui saadetakse üksteisele kusagil lõimes näiteks üks artikkel kukub ja teine paneb oma vastu ja siis kolmas jälle tulistab mingi oma veel peenema teadusartikliga, et siis küll oleks põnev sinna vahele panna mingisugune natukene vale asi. Kui on näha, et inimestel emotsioonid on laes. Nii et siin peab nagu mõtlema eri selliste turvalisuskäitumiste peale või erinevate ettevaatlikkustasemete peale minu meelest ja see enda ärakaotamine emotsioonidesse sotsiaalmeedias on ja võõraste inimestega suhtluses on teema. Ja kuigi ma arvan, et nii ettevaatliku kui sina enamik ei ole, ma tegin kunagi siinsamas endal lastekoolis, küll vanemates klassides, kui see oli ka jälle aastaid tagasi, läksin noortega vaidlema, kuna nemad väitsid ka, et nemad on väga ettevaatlikud sõprade vastuvõtmisel on ju. Ja ega mina ei saa ju kuidagi, kui keegi mulle midagi väidab, mina kui matemaatik tahan empiirilist tõestust. Tegin konto, kasutasin mingit avalikku pildipanga fotot. Panin seal kas 14-15 tundus noormees, kena noormees oli ja panin sinna, et ta elab laagris. Ma ei pannud, et ta õpib laagrikoolis, kuna ma mõtlesin, et see kool oli suht väike, et selle nuputatakse välja, panin, et õpib Gustav Adolfis. Ehk siis prestiižne kool, kodukant on sama, panin veel paar postitust ka seal, muusikavideod ja muu. Ja hakkasin sõbrakutseid saatma nendele lendudele, kes mulle väitsid, et nad ei pane sõpru. Sain mingi ühe ööpäevaga enam-vähem 173 uut sõpra. Ja pärast, kui ma läksin siis sinna noortele, ma tegin neile niimoodi, et ma läksin suurele aktusele ja siis ma muutsin selle pildi seal mingi vangi pildiks ja muutsin Karl Kommi onuks ja küsisin, kelle sõber ta on. Kõik vaatasid mind teada, et mis hull tädi siin enam-vähem nüüd jamab. Ja siis, kui ma sõbralisti nägin, saad aru, noored istusid niimoodi. Nad ei saanud absoluutselt aru, mis juhtus, miks nad selle tüübi sõbralistis on.
ja kui ma pärast küsisin osadelt, et miks te siis võtsite vastu, oi, aga meil oli 3 ühist tuttavat. Ehk siis klassika, jaa. Ma arvan, et neid on palju, kes tegelikult võtavad vastu juba selle ühise tuttavaga, et näed, ma olen ise ka küsinud paar korda ühistelt tuttavatelt, kas sa tunned seda tüüpi ja ütleb, oi ei tea, ta saatis mulle sõbra kutse. Nii palju siis sellest. et jah, see on selline jällegi, et kes mida nagu sotsiaalmeedias teeb, et kes ehitab üles, ma ei tea, persooni brändi ja teebki reaalselt, kasutab seda nii-öelda müügikanalina, ei postita sinna mitte midagi isiklikku, hästi läbimõeldud ja tal on ka, ma ei tea, isiklik assistent, robot või päris, kes vastab kirjadele ja ei tee jällegi ühtegi ülarust klikki, ideaalmaailm, eks ju. Et siis võib ju mõelda, et oi-oi-oi, et mul on vaja kohe oma, ma ei tea, kui mitu tuhat jälgijat või sõpra täis saada, on see teine asi. Aga mida rohkem me kasutame seda ikkagi isikliku kanalina, seda haavatavamad me tegelikult oleme, kui me nagu sinna ka tõesti isiklikku materjali postitame ja suvaline inimene, kellega meil võib-olla on 3 ühist poliitikust tuttavat, seda näeb. Et need poliitikud meid ei päästa, kui see inimene mitte lihtsalt, ta ei pruugi tahta meile mingit salapärast rünnakut korraldada, vaid ta lihtsalt hakkab võib-olla meie sotsiaalmeedia seinal inetusti rääkima, mis on ka päris vastik tegelikult. Tegelikult siin, ütleme, siit tuleb jälle see tehniline pool, aga on täiesti üks petuskeem, kui su konto ära häkitakse, siis hakatakse valimatult saatma sõbrakutseid kõigile, et sellel kontol oleks võimalikult suur sõprade baas ja siis minnakse ja ärritakse need kontod nii-öelda tumeveebis maha, et siis kasutada kõiki neid suurepäraseid manipulatsioonitehnikaid, et oi, me oleme sarnased ja meil on kõik sõbrad ühised, on ju. Just, see on äri. See on äri, kahjuks. Aga kui rääkidagi nüüd tehnikaid, et kuidas inimene saab, et üks asi on kindlasti kriitiline mõtlemine, on ju, aga kuidas saab ennast manipulatsiooni eest kaitsta, kui keegi tuleb, ütleme, ükskõik kas tuttav või võõras, tuleb mingi ettepanekuga, sest meil ei meeldi ei öelda. Me tahame olla sõbralikud, me tahame nõustuda, me tahame meeldida. See enamik inimesi meist tahab, mõned on kindlasti erandid. Et mis sellised elementaarsed tehnikad on, mida sa juba psühholoogina ka vaatad, et inimesed võiksid rohkem osata, et nende elu oleks lihtsam ja turvalisem? No mina ütleks ühe kõige lihtsama tehnika, mis vähemalt sõnades on lihtne, et kui see juhtub netis, keegi saadab mingi sõnumi kirja, siis esimene asi, aeg maha. Ehk et tõuse sealt oma ekraani eest püsti või pane telefon kõrvale, mine ja hinga kusagil teises toas ja mõtled, mis see nüüd oli. Ära pane näppe kohe tööle, et las mõte jõuab enne järele. Sest see ei pruugi olla tingimata ju ka mingisugune salakaval pettuskeem. See võib olla lihtsalt mingi olukord, kus sa kiire reageerimisega annad välja mingi lubaduse või ütled midagi, mille teine salvestab ja siis on teisel sinu vastu, vabandust, relv olemas ja me oleme plindris. See ei pruugi olla mingi oi-oi-oi väga pettuskeem. Et kui on mingi ootamatu olukord ja me tajume endas võib-olla seda, et eriti kui me tajume, et me oleme see jaa-ütleja tüüp, et meile meeldib teistele meeldida ja nii edasi. Ja eriti kui see kontaktivõtja on mingil põhjusel atraktiivne. See võib olla ka väga atraktiivne valekonto, muidugi mõista. Et tõuseme püsti, läheme, kõnnime ringi. Kui see inimene tahab meiega päriselt mingit asjalikku asja ajada, siis ta kannatab ja ootab ja lasebki meil mõelda. Kui ta hakkab saatma meile selle peale 5 sekundi tagant, kus sa oled ja oi küll, sul on ikka täna hea naeratus ja muud sihukest juttu või mingit, kerib tema ärevuse üles või paneb lisainfot saatma, siis on juba teine küsimus, et miks me peaksime selle tegelasega suhtlema. Nii et aeg maha on esimene soovitus ja selles mõttes ka suht universaalne, et kui meil kas mõne tuttava või kallima või lähedase või kolleegiga läheb mingisugune sõnumivahetus selliseks, et nüüd on tunne, et nüüd läheb tüliks või juba peaaegu ongi ja iga järgmine sõna on, et on tulekahju, siis sobib siis ka, et eemale. Igaüks mõtleb välja, millised rahunemise nipid tal toimivad. Minul on koer, hea on koeraga välja minna, eriti kui on lumi ja pori ei ole.
aga kasvõi teise tuppa või natuke ringi kõndida või pane see telefon eemal natukeseks ajaks ja püüa mingeid muid asju teha ja siis mõtle uuesti natuke. Ja teine variant on muidugi arutada mingi adekvaatse sõbraga. Et kuule, et mis minuga siin nüüd tahetakse ajada, mis juttu. Ja saada kõrvalpilk, et me ei jääks kusagile sinna mingisugusesse nii-öelda voogu sisse. Et kui hakkab üks tiksutab mingi info, mina tiksutan vastu ja korraga olengi mingisuguse skeemi sisse ennast nikerdanud. Kusjuures see voo teema on nüüd hästi huvitav. Ma olen kunagi nooremana olen ka tegelenud turundusega ja käinud hunnikul turunduse koolitustel. Ja seal üks koolitus, kui ma mäletan, on see, et hea müügiinimene peab saama nii-öelda selle jahide voo. Et kui ma olen juba öelnud 2 või 3 korda inimesele jah, et siis järgmine kord ma juba nagu lähen kaasa. Aga nüüd ütleme internetis, olgu tuttavaga või selline üle võlli, siis jah, aeg maha. Aga näiteks minul on ka Twitteris pidevalt tulevad igasugused sellised investeeringuteemad, et kes tahab, kus tahab investeerida, on ju. Samal ajal võib ju mulle infovoogu tulla ka reaalseid reklaame, mis on täiesti, mul on ka ütleme, on täiesti Eesti selliseid, kes siin tegelevadki investeerimisega. Et kuidas ma tean, et millal või kuidas nagu inimesega see, et ma liiga palju ei ütleks jah või et ma liiga palju ei laigiks näiteks. Kui ma kellegi postitusi laigin, kas ta saab mulle oma idee paremini maha müüa? Vist küll. Ma arvan, et sõltuvad sellest, mis postitused need on. Et kui need on ikkagi isiklikumad postitused, ja on tekkinud juba see tunne, et see on äge inimene või see on tore. Sina tunned mulle täitsa äge inimene. Ma arvan, et sa saad mulle päris palju asju maha müüa. Et see on selline kaval koht tegelikult. Et kui meil tekib juba oma peas selle inimesega nagu mingi siuke tutvuse tunne, kuigi ma pole teda eluaeg näinud, võib-olla teda polegi olemas, eks ju. Siis jah, et kui ma tunnen teda kui oma tuttavat, kui mul on see tunne, et ma tunnen teda kui tuttavat, siis on see ohukoht olemas. Ja jällegi siin sõltub, et mis eelnev tutvuse tase on, et kui me kõik laigime mingisugust, ma ei tea, Kaja Kallast minugi poolest ja kõiki tema pilte oleme laikinud ja kui ta peaks hakkama siis meile korraga, ma ei tea, mida maha müüma chatis, siis võib-olla me oleme pisut kahtlevad, et mis see nüüd on. Eks ju? Et võib-olla ta üritab meile natuke soodsa hinnaga elektrit müüa, aga ei tea, vist mitte. Ei lähe hästi. Jah, ei lähe hästi. Nii et siin on nagu mingis mõttes igaühel siuksed oma, kuidas ma ütlen, nii-öelda individuaalne haavatavuse profiil on võib-olla see õige sõna. Et mis meid nii-öelda klikkima paneb, mille peale sa ütlesid, et ta on nõokas, on ju. Et meil kõigil on erinevad tundlikud teemad. Okei, aga nüüd on küsimus see, et ma ennast pean, tähendab iga aastaga, mis ma tegelen kogu selle küber- ja digiteemadega, muutuma järjest paranoilisemaks. Ma loomu poolest ei ole väga paranoilne inimene, aga need teemad lihtsalt on muutnud. Ma ütlen, et aasta või 2 tagasi asi jõudis nii kaugele, kui PPA saatis välja neid kirju teemal, et mingi raamatupidamisskämm on väga levinud, siis mina ei julgenud seda manust lahti teha, kuna see tundus mulle hoopis pettus ja ma kirjutasin PPA-le nagu läbi Facebooki, mitte läbi nende meiliaadressi, et kontrollida, kas nemad on tõepoolest sellise kirja välja saatnud, enne kui klikkida. Ehk siis ma tunnen, et mu paranoia tase hakkab minema natuke ebanormaalseks enda jaoks. Aga mis, ütleme, liigne paranoia ei ole ju ka psühholoogiliselt hea, et ma ei usalda midagi, või on parem liigne paranoia kui liiga vähe paranoiat? Kus see tasakaal on? No küsimus on, keda me võiksime usaldada, et kas me saame usaldada oma kõige lähedasemaid inimesi, oma pereliikmeid, võib-olla paari sõpra, keda me ka tegelikult tunneme, kuidas nad suhtlevad ja mis tüüpi linke nad võiksid saata või kus nad parasjagu on. Et mul tuleb ette praegu, et mingisugune meiliaadresside ära kaaperdamise olukord oli, kus üks mu kolleeg hakkas korraga teatama, et ta on omadega kusagil Inglismaal ja saatke talle kohe raha ja siis mõtlesin, et no sa ei ole ju. Ja see eesti keel oli päris hea tegelikult, aga no sa ei ole ju, ma tean, mis see jama jutt. Ehk et ma arvan, et natuke liiast on parem antud teema kontekstis kui see, et me oleme jube optimistlikud. Kui me hakkame kahtlustama kõiges oma
oma kõige lähedasemaid inimesi. Ma julgen öelda, et nagu politsei ja piirivalve arvab, et meil on nii lähedane, võib-olla ei peaks olema, aga võib-olla mõnel on ka, mine tea. Aga just nagu kõige lähedasem selline ümbruskond, et tegelikult muus suhtes võib ikka natuke paranoilne kõigi nende netilinkide ja muude asjade suhtes olla küll ja tegelikult väga lihtne on ju kõigile sõpradele, tuttavatele, pereliikmete, kes korra üle küsida, et kuule, et sa saatsid mulle praegu mingi faili. Kuule, see link, mis sa saatsid, et eriti kui meil ei ole varem juttu olnud, et kuule, ma saadan sulle selle ägeda lingi või et noh, võime ka teise poole positsiooni võtta, et kui me tahame kellelegi mingit linki saata, mis on mingi äge video või äge fail, siis hoiatame ette, paneme sinna juurde ühe fraasikese, et kas ma võin saata või ma saadan sulle nüüd ja siis on juba asi lihtsam. Okei, aga jah, et võib-olla pereliikmed, kuigi ütleme, kui su pereliikmed ei ole väga IT-teadlikud, siis isiklikult mina eelistaksin üle kontrollimist telefoni teel. Telefoni on palju raskem nagu pihta panna kui kellegi meiliaadressi, kes võib-olla klikib igale poole, kuhu klikkima ei pea. Aga kui nüüd rääkida veel 2 manipulatsiooni, mis näiteks noortega seotud on. Üks on töö. Iga noor tahab tööd, on ju. Noh, mitte ikkagi suvetööd, taskurahaks, mis iganes. Ja kahjuks on ju neid pettuseid küll, kus noortele levitatakse kas läbi YouTube'i, Discordi, kus iganes. Suurepärane tööpakkumine on ju, et enam-vähem midagi ei pea tegema, tuleb 100 eurosi või mõnikord lubatakse rohkematki. Ja noortel ikkagi on see kiusatus minna ja proovida. Et kui sa oled nüüd, ütleme, tähendab seda, et ärge proovigi, seda ma nii palju öelnud, aga kui sa oled läinud proovima ja sul on mingi suurem jama tekkinud, ma küsiks pigem psühholoogilt, eriti kui sa perede ja kõige sellega tegeled, et kui ma olen juba manipulatsiooni ohvriks langenud ja ma tunnen ennast kui maailma kõige suurem idioot on ju, et noh, mul on öeldud, et selliseid tööpakkumisi ei ole olemas, aga ma arvasin, äkki mul täna veab. Siis kuidas see, ütleme, kuidas see käitumine või kuidas oleks, et inimene jääks iseenda sisse seda kõike auduma või kellele rääkida? Ma tegelikult, võib-olla see kõlab nüüd imelikult, kui ma ei soovita, et otsige kohe oma kõige lähedasem inimene. Aga vahel on lihtsam rääkida just seesama õnnetu politsei ja piirivalveamet, kui ma olen mingisse jamasse sattunud. Sest miks ma seda ütlen, on see, et vahel esiteks lähedased inimesed ei pruugi mingeid asju taibata, mis jamaga on tegemist, aga teine asi, nad võivad hakata üsna ebaadekvaatsel moel kas muretsema ja siis lõpuks tuleb sellel hätta sattunud noorel rahustada seda ülimurelikuks muutunud ja närviliseks muutunud ema, vanaema, keda iganes. Aga nad võivad hakata ka pahandama, et no kuidas sina nüüd nii loll said olla ja sellest pole ka just palju abi pehmelt öeldes. Et vahel selline neutraalne koht, mis ongi selleks mõeldud, et hätta sattunud inimesed sinna pöörduksid ja nad vähemalt ei peaks hakkama nende standardite järgi inimesega õiendama. Taevas teab igasugu asju juhtuda. Aga see kipub olema lihtsam, sest samamoodi võib mõelda, et kui kattume pimedal tänaval käima ja keegi ja näiteks mingisuguses Lõuna-Euroopa linnas ja keegi kusagilt võtab meie seljakotti ära või rahakotti ja isegi pimedal tänaval, siis tuleb lollakas tunne olla, et miks ma nii hooletu olen, ma olen kuulnud küll, et taskuvargad on olemas. Aga võtame selle mõtteviisi omaks, et on olemas mingid struktuurid, kallutatud jõud nii-öelda, kes aitavadki just sel puhul ja ei anna hinnanguid ja niimoodi on. Nii, ja nüüd ütleme viimasena tooks selle, mis võib-olla on samuti inimestele väga piinlik, aga kahjuks ka tutvumiskämmid või ütleme, on see, mis on väga suur manipulatsiooni osa. Üks osa on see, mis inimesed ise panevad, ütleme seal, mis see sait on, OnlyFans ja kõik muu on ju. Teine on see, et sa kohtud toreda atraktiivse inimesega, sa võib-olla oled taga pikalt juttu ajanud ja siis mingi hetk hakatakse saatma üksteisele endast alasti või väheste riietega pilte. Et kui nüüd ongi see olukord, et sa oled kedagi usaldanud ja siis tulebki see plõks, et kui sa nüüd ei tee midagi veel, et siis ma panen need pildid avalikuks ähvardus, mis kahjuks on reaalne olnud paljude ohvrite jaoks. Et mis seal oleks see käitumismuster, mida peaks, sest igaüks tahaks varjata, et olgu, ma saadan talle ühe pildi veel, et äkki siis ta jääb rahule ja
ja kaob ära kuhugi. Kas see aitab? ei kao mitte keegi ära, et see tegelikult on olemas selline väljend, et ära toida trolli internetis, aga tegelikult kõik, kes on juba saanud aru, et oi, sinu käest saab raha välja pressida, miks päevapärast peaksid nad lõpetama, kui nad näevad, et see on võimalik. Et seal ei saa mõelda, et aga järsku ta on ikka kena inimene ja halastab mulle, et netikeskkond ka väga ei soosi sellist empaatia teket, kui juba ja vahel see on ka väga lihtsalt tavaline, väga hapuks ja inetuks läinud nii-öelda armastuslugu, muidu täiesti mõistlike noorte vahel, siis tehakse ka igasuguseid, ma töötan ka paaridega ja isegi mitte ainult noorte vahel, et igasuguseid kibedusest tingitud koledusi tehakse, mõtlemata, mida see inimese enda jaoks tähendab, politseid või muud. Nüüd sedasorti pettus on selles mõttes hullem, et see sinu töökuulutuste link, see on nagu natukene neutraalsem, et ikka inimene tahab tööd, vahel ebaõnnestub, vahel mitte, keegi on lollakas ja tahab minu käest midagi halba või midagi teeksin. See on neutraalsem. Lähisuhted on tohutult isiklik, haavatav teema. Ja netis tekib ka see lähedustunne, kas või tekstipõhises chatis palju kiiremini. Avaldataksegi infot, mitte ainult piltide saatmine, et see on see nii-öelda kuulus võõral rongis fenomen, eks ole, et ma tunnen ennast üsna üksi olevat, see tundub üsna turvaline, sina tundud seal nii kuidagi ka nii tore, et tegelikult kui selle töökuulutuse teema juures on küsimus, et järsku sa räägid sõbrale ka, kui on hea sõber, et kui meil on suurepärased lähedased inimesed, keda me usaldame ja kes ei hakka meie üle lolli nalja tegema või õiendama, siis jumala pärast muidugi lähedastel on alati nii-öelda emotsionaalse toe jaoks võimalik rääkida. Aga võib-olla siin oleks ka mõelda, et kellele ma võin rääkida, mida teha, kes kindlasti ei hakka minuga õiendama või ei hakka jällegi ka üle muretsema. Aga ma ei tahaks öelda, et see võiks kujundada harjumuseks, et siis see tähendab, et niisugused asju juhtub nagu pidevalt, aga jällegi veebipolitseinik. Noorte laste puhul võib ka laste see abitelefon, abiliin olla abiks, eks ju. Sinna võivad ka gümnaasiumi noored helistada. Absoluutselt, jaa. Siis ma ei tea, kas sul on kusagil selle kursuse raames, aga neid nii-öelda abitelefone võib panna üles, näiteks koolipsühholoogidel on, mul peas ei ole kohe, vabandust, on ka mingi abitelefon. Ja ikkagi seesama, nagu ma ütlesin, veebipolitseinikud, et nende jaoks on triviaalolukord. Ja vahel piisab sellest, kui sealt keegi võtab selle nii-öelda piltide avaldamisega ähvardajaga autoriteetsel toonil ühendust ja seletab paari paragrahvi abil lahti, mis võib juhtuda ja palun ära tee seda. Ja siis ongi piisav. Sest kui me räägime just sellistest kibedaks või pettumusega segatud armulugudeks või suhtelugudest, siis see, kui meie nii-öelda ühe osapoolena palume, et ära palun tee, see on väga kole, ma ei taha, see teeb mulle haiget, siis teine on ka haiget saanud ja tal on suht savi. Saad sina haiget, on ainult parem, sest mina olen haiget saanud, et see ei tööta. Nii et kui on usaldusväärsed lähedased, nendega suhelda, aga ikkagi veebipolitseinik. Ütleme, et tasuks ikkagi märku anda igal juhul, et mis on toimunud. Okei. Aga et lõpetada asja rõõmsamal toonil, siis tead, ma olen nii hulljulge inimene, et selle mooduli raames saavad noored ülesandeks minu kohta välja guugeldada võimalikult palju infopunkte. Õnneks ma olen seda juba noortega varem ka katsetanud, vist ei ole midagi väga hullu internetis. Aga äkki see annab mõned neile nipid ja trikid, et kust võiks vaadata või kust inimeste kohta leiab hästi infot? See on küll häbematu palve, et oi, sa võtad lausa jahmuma, et kõigepealt otsida üles kõiki sinu võimalikke kasutajanimesid. Ma ei tea, kui palju neid avalikke on. Ja üks väga tundlik teema, nüüd ma olen häbematu vastu vaadata, kas on sinu lähikondsete vastu midagi leida. Vastu nende kohta, sest need võivad olla väga hea allikas omakorda, kus näiteks mõni sinu pereliige on pannud siis ohjeldamatult pilte üles, mis on nähtavad kogu maailmale.
ja sealt jookseb info surinal sinu kohta võimalikule pahalasele kätte. See trikk, sest kui me mõtleme mingist ründevektorist, siis lähedastelt saadav info, mida nad ise ei teadnud, on üles pannud, on üks väga võluv. Nad on nii-öelda vahemehed ise teadmata. Ma ei tea, kas ma võin soovitada kohti, kust tuleb raha maksta, aga kõiksugused kinnisvararegistrid, ma ei tea, äriregistrid, mis meil veel olemas on. Digilukku vist ei õnnestu nii kergesti pääseda, aga kes on julge, see katsetab ja vaatab, mis juhtub. Kusjuures ma ütlen, et äriregistris saab B-kaardid ja asjad saab tegelikult tasuta kätte, kui seda täiendavat infot, aga tihti saab nendest registritest basic informatsiooni ikkagi kätte. Jah, ei seda küll lihtsalt, et kes soovib põhjalik olla, peab natukene raha kulutama. Ja siis, mida ma tahaks ka hoiatada, on see, et kes iganes siin noored kuulavad, siis tegelikult see tulemus võib olla ehmatav. Tundub küll, et Jana on täitsa kõigile näha ja üsna tuntud ja mõnus ja räägib endast võib-olla turvaliselt ja kavameelselt on õige sõna. Aga tegelikult, mida kunagi ise tudengeid õpetades ma kuulsin nende kogemust, neil anti ka kodutööks umbes sama ülesanne ja neil oli imelik. Et kaastudengi kohta nüüd siis, kuidas ma siis nüüd ma tean tema kohta mingeid asju. Ehk et mitte sellel polnud imelik, kes oli nõus see nii-öelda ohver olema, vaid sellel, kes nüüd korraga teadis liiga palju, oli imelik. Nii et olge selleks siis kõik emotsionaalselt valmis, et Jana on. Ja kusjuures ma esimest korda, kui ma tegin seda, ma mõtlesin ka, et kelle kohta guugeldades, siis ma mõtlesin, et kui ma võtan kellegi teise ja sealt tulevad mingid luukered ja välja on ju, kellele seda suurt jama vaja on ja sellepärast ma olengi kasutanud ennast kui sihtmärki, et siis vähemalt ei tule mul kuskilt mujalt jamas ja kõik on isiklikud jamad. Kuule, aga suured tänud sulle. Ma loodan, et noored ka veidikene mõtlevad edaspidi selle üle, et mida nad laigivad ja mida nad jagavad ja keda nad sõbraks võtavad. Ja eks uute suhtlemisteni. Nägemist! Nägemist!